ja minevikku. Ja niiviisi kõik nendest sõnadest, punastest sõnadest. Need punased sõnad on ju tekivad ja lõpuks peab see tabel sul nägema välja niiviisi, oot umbes, eks ole ju. Näe, siin on olemas ühelt poolt ja teiselt poolt, et siis on kõik tehtud. Aga siin on õpilane ise kirjutab ka juurde. Ja, vaat siin esimese sõna ainult paned, esialgu selle minema jätad täiesti. Siin on need järjekord, eks ole, punased sõnad. Ja see tabel tuleb sul ka ümber natuke teha, maategevusnimi, taategevusnimi, olevik ja umbisikuline tegumood. Umbisikuline tegu pealkirjad on olemas, aga see jääb esialgu täitsa tühjaks. Ja siis tähendab ainult ühe sõna. Ma sõin, sa sõid, aga enne seda tuleb sul rääkida minevikust. Kui sa hakkad need punaseid, neid tähendab hakkama rääkima, siis kõige esimene ülesanne on sõna olema võib ka võtta, eks ole. Et sa seletad ära selle oleviku ja lihtmineviku. Aga sa oled seda teinud ka nendega, kes nullist on alustanud? Jah, nullist siis on natuke teistmoodi hoopis. Aga siin on praegu põhimõte see, et on juba tuttav selle keele natukene, oskab juba oleviku ja oskab lihtmineviku. Ja siis sa seletad selle ära, et lihtmineviku me moodustame tähendab si, s ja i abil. Suhviksite si, s ja i abil. Aga punased sõnad on erand, tähendab. Nad ongi need. Üldiselt moodustatakse minevik si ja s abil. Aga 15 sõna on sellised, kus me kasutame i minevikku. Ja vaat siis ütled, vaat need ongi need punased sõnad nagu valgusfooris. Kui on punane, kui sõnad pole selgeks õpitud, edasi minna ei saa. Sest neid väga tihti esineb ausalt öeldes. Ja siis võtad selle, annad tabeli nendele ja siin tabelis on esimene sõna on ära. Ma sõin, sa sõid. Aga sa tegid niiviisi, et õpilane istus ja ta kirjutas või sa ise kirjutasid talle ette? Ei, esimese selle näidis on kirjutatud. Ja siis nüüd võtame selle näidise põhjal järgmise sõna näiteks. Tooma, ma tõin, palun pööra mulle, ütle mulle ta infinitiiv, ütle mulle olevik. Nüüd palun pööra seda sõna minevikus. Suulised alguses võib teha või võib kirjutada, kuidas tahab tõlgida kindlasti need sõnad, eks ole. Ja siis võtta järgmine sõna. Nii et see, kõik need sõnad jääksid kohe meelde kõiges vormis. Ja esialgu võib-olla võtta niiviisi ühe selle, sul oli seal edasi kuskil tabel ka, kus oled eraldi pandud, eks ole. Ja, et nagu slaidida olid eraldi, jah? Jah, nagu eraldi slaididena. Aga kõige esimesena ma võtaksin sõna sööma. Ja siis olema sul on kirjas. Jah, sööma. Või teine variant oli, et võtame sõna olema. Ma olin, aga vaat siin see panema, surema, tulema, pesema, need ei ole head sõnad. Et ikka sööma. Ja siin sa võid hakata kohe lisaks sellele, et kui ta ära pöörab selle sõna, siis küsimused, mida sa hommikul sõid, mida sa täna hommikul sõid või mida sa eile sõid. Las ta siis ütleb, ma sõin putru ja ma sõin seda, mida sa jõid. Ja siis tuleb osastav ka kohe nagu juurde. Aga siis las ta ütleb, et sa parandad selle vea ära ja las ta kirjutab selle sõna. Praegu absoluutselt ei selgita, jah, lihtsalt, et ta jääks meelde. Siin praegu tähtis on see, et ta õpiks selgeks selle ma sõin. Ma sõin hommikul putru, ma sõin hommikul 2 muna. Ja kui ta ütleb valesti, parandad ära, ma sõin kartuleid. Aga mida kas sa sõid üksi? Ja no jääkene küll. Aga mida ema hommikul, täna hommikul sõi, mida isa sõi? Kas sul on vend? Kas vend ka sõi sinuga koos? Sõi, jõi. Jah, mida jõid? Tõi. No tõi on selline asi, tooma, siis... No sööma, jooma, see on tavaline asi, aga tõi, tooma, looma, lööma, see on nagu harva esinev sõna. Tooma esineb tihti, aga lööma ja looma esineb väga vähe. Lööma on ka lööma, nüüd ma ütlen kohe, et vaatakene, seal on täpid peal. Et see on paha sõna, seda... Paha sõna. Sa ütledki niiviisi, et paha sõna. Jah,
Sellest ei tohi lüüa ju kedagi. Selles Aga mõttes. sõna sa pead teadma seda sõna. Nii, et paha see on selles mõttes, et tegevus on paha. Tegevus on paha, jah, just. Ja siis niiviisi Ühesõnaga, alguses on sööma, siis on olema, siis on nägema, tegema, siis on saama, jääma ja kõige viimasena on siis minema. Jah, ja siis minema ju nii. Vaata, kui sa oled nüüd need kõik asjad ära siin teinud, eks ole, ja minema juures siin las nad koostavad laused kodus. Minu hommik, mida sa hommikul sõid, tõid. Noh, see sõid ja jõid praktiliselt. Tõid. Seda ei kasutada nii väga tihti ja lööma ja jooma ja las koostavad nende kohta laused. Ja siin kindlasti erinevad mina, sina ja vend. Vaat siin see kolmas pööre, see läheb segamini nendel. Ta asemel ütled vend, isa, ema, sõber. Aha, nii et just ütleme teise perekonnaliikme kasutamine, see harjutabki seda ta-vormi. Jah, sest nad ei saa aru sellest ta-vormist. Vene keeles on naa. Ja, see on selge. Aga eesti keeles on ta. Ja siis siin pane sõna vend. Isa, ema, sõber, tuttav, pinginaaber, kortrinaaber või naaber lihtsalt. Ja niivis ära. Ja kui sa oled nüüd need siit ära teinud, vaat meil on siin harjutused. Ega need harjutusi ennem ei ole mõtted anda, kui on need tegusõnad kõik, punased sõnad kõik läbi võetud. Aga need võt siia võib panna nüüd harjutuse. Kirjuta siia harjutused. Sest see minema, see jääb kõige viimaseks. Sinna võib panna harjutuse või